Tõime endale uue suksu siis täna pühapäeval 3. mail ja läks vaja paar asju vaja üritustele vedada. Passat liiga väike, ebamugav ja pole võib-olla kõige viisakam pilga, millega niimoodi toitlustusasju vedada, aga nüüd see väike punakas siin võiks enam-vähem see eelarve, mis meil oli, ega see väike kaubikute, üldse kaubikutega, et 3-4 tuhat eurot ikkagi on päris õudne kriteerium, et leida enam-vähem viisakat pilli, et millel oleks nagu viisakas kong, et kui vead nii-öelda toidukraami, et siis ei ole mingi õli, nafta ja mingi küproki vendade kraami, kuigi siin arvatavasti on ka küproki vennad olnud, sest Magroflex on, aga vähemalt siin on ilus selline kummipõrand ja seinad on enam viisakad, et siis nagu võiks olla ja salong ka tegelikult, et täitsa selline viisakas, et ei ole nagu väga hull. Et selle rahas ma arvan, et me saime täitsa okei pilli, et loodame, et tehniliselt ka kestab. Aga sellisele pillile 66 kilovatt on ikkagi kehvake, et siin on haagis ka veel 2 tonni taha lubatud, nii et sellega veel haagis ka vedada oleks ikka päris pull, et Passati 66 kilovatti tundub nagu mega hea, aga see 66 kilovatti pigem kehvake, et peab vaatama, kas on vaja chippida või on tal üldse mingi tehniline error, ei tea, ma ei ole sellist oopi, ma Trafficuga tegin ka proovitiiru, ta oli vist 85 kilovatti või, ta oli vähe järsem, aga see on ikka selle koha pealt ja selles mõttes ikka mineku poole pealt tundub ikka väga võrr, et vaatame, kas on midagi tehnilist või vajab lihtsalt chippi, aga et ei ole, vähemalt hetkel kauparuum on hea ja vaatame, mis ta saab. No nii, UR Garages, väljas on tegelikult mingi 20 kraadi sooja või midagi, aga okei, praegu on juba vähem, kell on päris palju õhtul juba mingi muidugi kevad-suvi nii-öelda, et siis ikkagi õhtu 8 on väljas nii valge ja kuna UR Garages nädala sees tööpillid on kõik ees ja mul esmaspäeva võtsin vabaks, et teatud asju osta ja mässata ja teha, siis teen pilli väljas ja ilm on nii mõnus, et ei ole hullu, aga kommenteerige teie, kuidas teie siis olete silikoniga numbrimärgid pannud. Korra mõtlesin, et järsku panen ka mingi muu meetodiga, sest praegu on tulnud neid variante, kuidas numbrimärki panna ja on igasugused magnetitega värgid-särgid. Aga kuna see tagaots on päris selline nagu kurviline või selline nagu kaarjas, siis tundus, et ta jääb nagu nii eemale nende teiste asjadega, siis mõtlesin, et panen sellise stiili puhtalt silikoniga. Aga raskus, et see oleks nagu paindes ilusti, siis sai sellised raskused siia pandud ja nüüd siis vast saab niimoodi, sest tegelikult uued numbrimärgid lastud Tartus teha mega kiiresti, teeb mingi minut 2 või 25 € tükk. Not sponsored, aga kui keegi ka tahab endale numbrimärke teha, siis Tartek oli vist või? Tartus kesklinna läheduses, Turu tänava ääres. Et 25 € ja tükk, ehk siis 50 € 2 numbrimärki. Ja paari minutiga teeb valmis. Et see ka selline väike asi, aga kindlasti teeb jälle autot nagu väljanägemis paremaks ja saab veel paremaks. See tuleb asfaldile teha ja siis saab teha seda drifti, jah? Salju, hakka rääkima nendega asfaldi alla. Saab tõugu ja drifti teha, Chapel Roads.
driftiks, kui see oleks asfaldi all, pohhu ei reis, kukub alla, siis kukub alla. Tunne lihtsalt oleks nii äge. Huvitav, kas vaatamisväärsusena võib siia mäe otsa niisama ka sõita või? Et siin ongi see vaateplatvorm, et sa või pigem on see, et pead sealt kuskilt jala tulema või? Et üles saab sõita ainult erilubadega või? Jala tulema, selle on Minust ka peab siia jala tulema, et nii et tasub jooke pakkuda, saab väga eksklusiivsetes kohtades sõita või siis romurallit sõita. Aga ma arvan, kunagi toimub siin driftiüritus ka. Mina küll teeks. Nii äge. Palka ei saagi. Minu palk on täna vaade. Vaata, kui ilus Eestimaa on! Mäe otsas. Me oleme mäe otsas. Opa, vaata Jäägermeister. See on küll äge. Pole näinud. Ilus päikseline ilm ja täna me siis teeme väikse auto pesemisvideo ja nagu eelnevas videos mainisin, siis autojoy.ee tuli mulle siis appi ja saatis mulle terve portsu igasuguseid asju. Et siin on selline kuivatusmikrofiiberlapp, siis pigi selline eemaldamiseks teistsugune rätik, siis pesukinnas, siin on ilus joogipudel sees. Ja siis. Muidugi, kui teie autot pesete, siis peske viludas, aga kuna mul on video jaoks vaja head valgust, siis mina pesen valguse käes. Näed, siia on selline äge pudel. Siis rehvi, läike, svammid, vaha. Seda kohe väga huviga peale panna. Tegelikult vaha ei ole surnud, kui rääkida sellest teisest keraamikast. Siis on siin pelgede puhastusvahend. Seda saame testida Mari Mersu peal. Seal on väga oluline vahend see, sest mul on väljad värvitud, mul ei ole vaja seda praegu. Siis on meil eelleotusvahend putukate eemaldamiseks. Siis on meil pesuvahend, šampoon. Siis on meil rehviläige, saab panna ka märgade rehvidega peale. Ja need on mõnusad sellised nagu kätepesuvahendi otsad, saad lihtsalt siit plõks-plõks, paar lörtsu lasta ja siis kindlasti see saab olema väga huvitav vahend, see on siis kroomile, et vaatame, kuidas ta need vanad kroomrauad puhtamaks teeb, et see on selline väga huvitav vahend, mida kindlasti tahab testida. Ja siin on veel lisaks raua eemaldusvahend, et sellega saab ka autot leotada. Et ma kujutan ette, et see auto ei ole saanud nagu korralikku pesu. Ma arvan, et kõige värskem korralik pesu oli talle auto värvimine ja pärast seda ma ei usu, et teda on korralikult pestud. Ja siin on veel mingid kleepsud ja võtmehoidjad ja värgid-särgid ja peseme puhtaks ja vaatame, kuidas see lõpptulemus jääb. Ainuke rehviläikete osa on see, et ma pean ka rehvid ära vahetama, siis saame rehviläike ka peale panna. Aga proovime siis. Ja tegemist on siis Xiaon toodetega. Autojoy toob neid siis siia meile maale ja neid saab siis autojoy.ee lehelt osta. Ja siin on selgelt kirjas Made in Korea. Seega peab väga kvaliteetne kraam olema. Aga vaatame, kuidas nad ka päris elus siis töötavad. Et G-Y-G-O-N, Xiaon. Väga eestikeelselt väga raske hääldada, aga ma arvan, kõik saavad aru ja kui te lähete Autojoy lehele, ega neid on seal lademetes. No siin on nagu näha, et selles mõttes need kroomid on nagu suht heas korras arvestades, kui vana see auto on, aga kindlasti on siin selliseid väikseid nagu täkkeid ja raua ja igasugust, et
et vaatame, kui hästi see välja toob. Ja üks kõige olulisemaid asju on tegelikult siin siin on olnud mingid vanad nagu mingid sildid või midagi ja need on ikka sellise kihiliimi siia jätnud, et need saab olema väga huvitav maha võtta, et ma juba ise natuke testisin seda toodet ja see näitas. Ja kindlasti ka see vaha. No siin saab proovida, kuidas see akna ümbris, no see ei ole päris kroom, see on vist plastmass või. No siin, et ma arvan, et noh, see värv läheb paremaks, eriti see kroomi pool või nagu, või üleüldiselt, sest see autot ei ole väga pikalt pestud, noh. Siin on, noh, eelmine kord hõõrusin, see on nüüd ainult paar minutit või isegi vähem nagu hõõrutud ja see on ikka nagu väga tugev liim, et siin oleks nagu, ma ei tea, mis pandud peale. Et mingi teiste vahenditega, mis ma proovisin, ei saanud, aga see, mis ma kasutasin, sellega sai. Aga sellest ma proovime kohe teha. Siin on veel seda liimi, siin akende peal on seda liimi, et siit saab ka kõik selle liimi ära võetud. Et hetkel tema värvi olukord on suht kehva, aga loodame siis nende toodetega saada selle paremaks ja see kapott on täitsa pekki läinud. Et selle kapotiga ma pean veel midagi tegema, sest see ei kõlba isegi... No see on minu standardite poole pealt isegi juba liiga halb. See on nagu meenutab natuke lehma, selline laiguline. Toonitan, et tegemist ei ole videoga, kuidas pesta autot. Ma ei ole autopesu spetsialist ja see lahendus siin on lihtsalt ajutiselt, kuna ma ei saa väga kuhugi mujale liikuda ja meil ei ole paremat lahendust, aga siin ongi selline Kärheri survekas, vesi ja siis teeme sellise... No, kuidas võib-olla tavaline inimene enda kodus peseb autotega, siin kaevuvesi ja värgid-särgid ja vaatame, kuidas me saame. Ja teist korda toonitan, et viludas peske autot. Nii, see on siis putukate ja mustuse eemalduseks eelleotusvahend ja siis kasutame kohe ka pigi eemaldusvahendit ja liimi eemaldusvahendit, et paneme neid mõlemaid natukene korraga, et etteotsa paneme seda ja pange siis märjale autole. Tegelikult ma ei pidanud autopesemist videot teha, ma lihtsalt teen, aga tegemist on siis kõik pH neutraalsete toodetega. Teeme siis esiotsa selle putuka ja siin ajaga on tekkinud nii palju erinevat kraami siia auto peale, et väga, ütleme, et kõik vahendid kuluvad marjaks ära, mis ma siia peale lasen. See esiots on päris pigine tegelikult nüüd, kui sa kannad seda vahendit peale, siis need pigitäpid lähevad kuidagi nagu palju nähtavamaks, sest ma ütlen ausalt, ma ei näinud alguses neid pigitäppe üldse. Või pesuga sa hakkad nagu rohkem rõhku panema või ma ei tea, igal juhul järsku on need pigitäpid igal pool. Ja tegelikult ma räägin, et neid vahendeid tuleb kanda viludas, aga me üritamegi teha nagu pool autot ennem ja pool autot pärast. Ja see kapott on tekkis, seda ei ole väga mõtet teha, raisata head kraami. Et vilude eesmärk ongi see, et lihtsalt see aine ei kõrbeks auto külge. Aga kuna siin on värv niikuinii pekkis, siis täna ei ole see oluline. Issand jumal! Need reaalselt ei paisnud silma. Nüüd on terve auto nagu musta värvi. Ma ei tea, kas kaamera peale näha jääb, aga... Vaata, mis siin peidus oli. Ja see ei olnud reaalselt ennem näha. See oli jumal ilus sinine kõik. Kõik pigi tuleb üli hästi välja. Reaalselt mingid täpid, mida muidu ei näe. Ja nüüd lihtsalt silmaga näeb ära kohe. Jõhter. Ja, jumal hästi näha. Lihtsalt toob väga hästi välja. Kõik läheb jumala täpiliseks. Käsi südamel pandud, et seda musta, mis iganes see siin on, pigi, seda silmaga ennem ei näinud. Lihtsalt terve auto on must. Muidu oli ilus sinine auto.
kuule vaata, survekaga on jumala palju plekki juba ära läinud, et käega tuleb väga vähe teha. See on ikka üllatav vahe tegelikult. Et jumala vähe tuleb käega hõõruda üle, mis ei tule ära. Ja mis veel huvitav on see, et selline hästi piimjane vesi tuleb nagu, kui see vesi puutub selle vahendiga kokku. Ja siis sa näed, kus veel seda vahendit on, et selles mõttes saad nagu aru, kus vajad veel nagu pesemist. Nii, tegeleme nüüd selle liimiga, et see liim on väga õudne teema siin. Et siin on näha. Et siin peab kindlasti rohkem hõõruma, sest siin on väga paks kiht liimi. Et isegi kui nii hea vahend, kui see ei ole ka, siis kuna see kiht on siin meeletu paks, siis siin peab ikka kõvasti vaeva nägema. Selle liimi pärast ma kirjutasingi Autojoyle, et kas neil ei ole mingeid vahendeid või midagi. Ja siis sõlmis see koostöö. Aga ma korra proovisin siin enda arust mingi brake cleaneriga ja VD40-ga ja mis siin kuradi need vahendid on. Ja lihtsalt nühid nagu lollakas, aga siin küll päris nagu vaeva peab nägema, aga samas kui palju siin liimi on, siis ma ütleks, et see vaev on suht olematu. Et ikka silmnähtavalt vähemalt tulemus toimib. Ja hea on ka see, et ta ei vii seda liimi nagu edasi, sest tegelikult see liimikiht on nii paks, et hakkas siin tegelikult nagu rulluma ja siis sa kandsid seda liimi siin mitte liimisele alale. Aga hetkel jääb kõik siia ilusti sisse. Ma peangi siin teise poole keerama, sest see fiibri vahel on juba kõik see liim sees. Silmnähtav tulemus tegelikult. Nii on hea teha küll, kui sa näed, et nagu midagi muutub ka. Et ei ole niimoodi, et sa nühid ja nühid ja nühid ja midagi paremaks ei lähe. Et see... Et kes on autodelt liimi pidanud eemaldama, siis need teavad, mis vaev see on. Kui me nüüd selle ala saame tehtud, siis see auto läheb kohe 10-st läheb 20-ni. Nii mõnus. Kohe kõik. Kohe kõik. No, mina ütleks, et kõik. Finito. Done. Palun väga. Kaua mul läks? Ei läinud 5 minutitki ju. Täitsa lõpp. Läinud. Mina ütleks üle, et siin ei ole enam midagi. Super. Tarr, kelle liimiga häda, siis autojoy.ee tarr. Seda ma soovitan 100%. See, kuidas ta juba pigi nagu tõi nähtavale ja pesuga võttis pigi ära, siis kes on odavate vahenditega pigi eemaldanud, siis me kõik teame, kui palju me oleme enda autot nühkinud. Mari-Liis enda valge mersuga teab ka, halli ja hõbedase bemmiga ka, kui palju vaeva on pigiplekkide eemaldamisega. Aga see teeb praegu küll head tööd. Noh, sellise asja just eemaldasime ära. Alla 5 minuti. See on mega suur pigiplekk või liimiplekk. Stopp-vats. 3, 2, 1 ja... Ei, see on lihtsalt värvidefekt.
alla 3 minuti, 2 tundi ja 45 minutit. 2 minutit 45 sekundit. Vaat nii kiiresti saab liimi maha, nii et beat that. Taga on ikka väga korralik kiht veel pigi, siin on lihtsalt näete. Ma teen teile jutti, ma võin enda nime siia pigis kirjutada. Aga põtt. Paneme veits vahendid peale. Ja nüüd vaatame, kuidas see pigi lihtsalt läheb. No, lihtsalt ühe väikse käetõmbega ja suuremad pigitükid, natukene õõrud ja jumala puhas. Et see tarr on küll mulle praegu maha müüdud, et mina küll mingid muud vahendid praegu ei kasutaks. Et Autojoy'l vähemalt nüüd üks klient on juures, et teades, kui palju me oleme nagu pigiga vaeva näinud nende odavate vahenditega, siis lihtsalt sellise vahendiga nagu tööd teha on super luks. Ja teie kandke kindaid ka, minul ei ole kindaid praegu. Ja ma arvan, et me tegelikult ei peakski siin praegu niimoodi õõruma, vaid me teeks survekaga selle üle, siis peseks auto puhtaks ja siis paneks veel ühe kihi seda iron removerit ehk siis piduri tolmu eemaldajat. Siis ma arvan, et me ei peakski siin õõruma. Ma arvan, et siis saakski ilma õõrumatagi selle kõik pigi maha. Kui te autot pesete, siis üks kõige parem asi, mis te endale osta saate, on pesukinnas. Sest see on selles mõttes nagu ülimõnus, et sa paned kinda endale kätte ja siis sa saad autot pesta. Ja seda siis, nagu ma ütlesin, ülihea mugav on lasta. Paned siit, ei panegi, opa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tegelikult siin on kirjas, et 20-30 milli, palju üks pump on, ma ei tea, palju üks pump on, ma arvan, et on niimoodi tunde järgi, hea küll, vaatame, kui vesi läheb vahtu, siis rohkem pole vajagi. Ja vett saate vahtu lasta ka survekaga, aga kuna see on minu süsteem, siis ma ei saa siin praegu lasta. Ja selline õrn vaht on juba olemas, siis on juba okei. No, ja siis autot ikka ülevalt otsast ennem ja sirgete joontega. Ma tahaks, et natuke rohkem ohutaks. Et auto pesemine on üks parimaid asju enda autoga teha. Mulle autosid meeldib väga pesta. Ise enda autosid. See on väga selline rahuldust pakkuv tegevus. Teie pärast igat seda alati loputage auto korra üle, aga kuna mul on vett siin nii piiratud koguses, ma ei viitsi vett tassida, siis ma panen suht otse kõik üksteise järgi. Aga muidu see loputamine aitab, et sa kannad need mustused maha ja paned uue. Aga see on siis iron remover ja seal oli kirjas, et seda siis kanda pärast kerget autopesu. Et teeme siis sellega ka auto üle. Ja iron on siis piduri ketaste tolm, nii-öelda piduri klotsid asjad, et see on väga suur teema auto tänapäeva tänavatel. Või tänapäeva tänava. Auto tänavatel, noh, suur teema. Piduri tolm on igal pool. Ja seda siis on, see on neil uus, ehk siis see lõhnab väga hästi, et see ei ole üldse paha lõhnaga. Mari-Liis just ütles, et see on väga puuviljase lõhnaga. On jah, see on väga mõnus, nagu see ei ole üldse selline vänge lõhn, et sul läheb süda pahaks, aga väga mõnus lõhn. Et need triibud on siis need, kus on rauaosakesed, siis need liilad jutid näitavad, kus seda on. Kuna me oleme seda nii palju pesnud, siis seda on kindlasti vähem, aga kui te paneks seda kohe otse tänavalt tulles, siis teie auto lihtsalt muutubki lillaks. Ja see lilla ongi siis see efekt nii-öelda, et näidata ära, kus sul need raud on ja no me just pesime auto ära suht korralikult ja vaadake, kui palju lillasust ikkagi tuleb veel välja. Okei, meil on loputamata. Noh, vaadake, kui suur rätik. Siin on ilusti kirjas, mis siin kirjas on. Tsie on, kie on, tsae on. No saate aru küll, lugege. Aga teeme auto kuivaks nüüd.
ahah. That's it, rohkem pole vaja. Happadi! Happadi! Niimoodi kuivatatakse autot, Kroomimehed, metal polish. Vaatame siis kohe näiteks peeglid. Peeglid on päris halvas seisus, sellised tuhmid. Nad on nagu kroom, aga nad on tuhmid. Vaatame, kuidas siis töötab. Ma panin vist natuke palju. Ma ei tea ka. Aga ma oleks pidanud seda teibi efekti kasutama. Läigib küll ju. Nii, meil video jäi pooleli, aga siit on nüüd näha küll. Ma ei tea, kas teie silm kaamera läbi eristab, aga see on siis poleeritud selle pastaga ja see on poleerimata ja mina näen küll silmaga nagu vahet. Et see nii jõhkralt ei peegelda kui see. Siin on ikka nagu tunda, et see on nagu näpule ka mõnus. Et mina näen küll vahet. Tiime ja värki-särki, siin on isegi natuke värvi. Teeme selle värvi sõrmega ära. Nii. Ja vaatame, mis ta siis selle hästi kriimustatud kohaga teeb. Ma tean, mis on hea koht. Et selles mõttes mingi imevahend ei ole, et kui sul ikkagi kriimud on kroomil sees, siis kriime ta ikka ära ei võta, et mehaanilise vastu ta ei saa. Kui lähedalt seda filmida, siis on nagu, sa näed neid, mina näen enda silmaga nagu neid täkkeid, siis mehaanilised täkkeid, mida see pasta ei saagi elu sees välja võtta. Aga kui sa kaugelt praegu vaatad, see on nagu peegel. Ülihea näeb niimoodi välja ikka. Et kuna siin oli päris heas korras kroomi detailid, aga nüüd on nagu peegel, et see on küll väga hea. Kõige tähtsam asi, kõva vaha, see on nagu deodorandi pulk ja idee on siis kiht peale kanda ja siis pärast see maha kuivatada nii-öelda. Aga siin oli kirjas, et mida vähem, seda parem, et ärge nagu hullu pange ja vaatame siis, kuidas see kõva vaha töötab. Parem on, kui ta seisab teil öö otsa auto peal, aga kuna mul nii palju aega ei ole, siis ma rehvi vahetuse teen ära ja siis ma võtan selle kihi maha. Nii, ma jään nüüd siia ööruma ja vaatame pärast, kuidas tulemas on. Nii, senikaua kui vaha kuivab, siis paneme uued kasutatud rehvid alla, et siin hetkel on sellised tummised vanad talverehvid, et siis paneme suverehvid alla, siis on jälle üks asi tehtud ja hiljem siis tuleb vist välja, et silikoniga numbrimärke ei panda, seda ma ei teadnud, ma olen loll ja tellisin Stancis siis mingid kiirkinnitid või minimalistlikud kinnitid. Vaatame, kuidas need jäävad, aga ideaalis ma siin vähemalt taga kohe kindlasti tahaks, et oleks nagu ilusti vastu, sest kui ta on nagu vastu, siis ei ole siin õhuvahesid ja tundub kuidagi ideaalsem. Aga ma ei tea, kahepoolse teibiga tahaks, et jääks nagu hea, ma ei teagi, millega jääks hea. Aga proovime siis need, mis ma Stancis tellisin, not sponsored aga vahetan praegu nii kaua rehvid ära, kuni vaha kuivab. No nii, vahepeal sai väljad ära vahetatud. Hetkel on siin väljapuhastusvahendiga, võtsin lihtsalt mustuse rehvi pealt maha, aga juba on nagu palju parem. Aga ma panen veel rehvi läike ka nüüd peale ja siis saab ikka väga hea. No nii, Tire Express. Pussu. Joo.
Tire Express, paneme selle nii, siis on selline tummine, et ühel pool on nagu tugev ja teisel pool on selline pehme. Ma proovin seda rehvi pehme poolega. Ma muidugi ühe käega maru keeruline. Oih, kurat. Väga huvitavad siis talli värvi. Vaatan läbi kaamera. Nii. Ja seda siis võib ka panna märja rehviga. Väga huvitav talli värvi. Vaatame, kui shine'id need rehvid siis jäävad. No, praegu on küll ilus. Vahepeal sai siis neid, ma käisin käima juures toomas. Need on siis minimalistlikud numbrimärgi hoidjad ja ette sai selline, et ma ei tea, mis te arvate. Selles mõttes võib-olla on küll minimalistlik, aga selles mõttes on võib-olla suht totter seda panna, kui nad on 2 erinevat juppi. Oleks siin nagu mingi julla vahel, et on nagu üks tervikjupp. Ma arvan, siis oleks natuke lihtsam nagu paigaldada. Et siis ei pea nagu mõõtma või on nagu kuidagi veits lihtsam, et 2 juppi on nagu alati keerulisem ühele joonele saada. Aga proovime taha ka panna ja siis vaatame. See ka pandud ja minu arust jäi super hea. Ma olen ise jumala rahul. Nii jääbki praegu. Ja nüüd hakkame sellise ilusa kaltsuga hõõruma seda vaha maha. Et muidugi nad soovitavad hoida seda vähemalt öö peal, et siis see efekt on veel parem, aga mul ei ole seda võimalus, kuna homme on vaja tööle minna. Aga ma juba tunnen, kuidas see pill pärast seda vaha maha hõõrumist ja mõnus sile. Ja kindlasti, kui on vihmane ilm või midagi, üritan ka video teha. Ja muidugi siin platsi peal pargib, siis saame ka vaadata, et kui vihmane ilm on, et kui puhtaks ta nagu jääb. Aga no vaadake seda. Päris ilus. Et siin on veel vaha peal, siin on vaha maha hõõrjatud. Et perenaine helistas ja segas video tegemist, aga igal juhul hõõrume seda siin vaikselt ja mina arvan, et eks see värv ise on niikuinii kehva kvaliteediga, nagu ma olen seda teile juba 100 korda siin videos öelnud, et halba asja niikuinii heaks ei saa, kui see oleks vaata mingi originaal tehase värv ja siis sa nagu taastad seda poleerid ja mässad siis veel, aga kuna see on juba värvitud nii halva kvaliteediga ja nii õhukeselt, siis hetkel see on parim, mis me saavutada suudame. Nii et vaatame, kuidas see vaha pärast tulemus jääb. Noh, kutid, palun väga. Esikapott on mul veel tegemata, seda näete hiljem. Aga selline on siis tulemus. Et hetkel ma ei tea, mis sealt esiklaasi pealt niimoodi nagu vastu virvendab, aga sealt seespoolt on ta nii pesemata, aga no vaadake, kus läigib. See ei ole praegu mingi editus, see on reaalne, lihtsalt kapoti järgi saate aru, et see läige on nagu reaalne. Et väga mõnus jäi, ma ei jõua ära oodata veel mariautoga teha, aga no vaadake seda. Läigi. Puhas, ilus, vaadake seda rehviläiget. See rehviläige oli veel selline minust kookuse lõhnaga ka, et väga mõnus selline. Ja hetkel läigib kõik väljad on ilusad, värsked, värvid. Lõpptulemusega tegelikult super rahul. See läige on küll ulme. See on küll ulme shine. Et suured tänud Autojoy, et see on reaalselt hea. Ma kiidan. Aga no see vana preili, no kurat. No vaadake teda. Turbomootor. Saaks sellega ainult linna vahel niimoodi minna. Tehtud mees. Kõik need vingumised, ma ei viitsi. Need kõik selle pilli. Vaadake, kui pisike ta tundub. Ja ta on ka tegelikult pisike auto. Aga siin teda vaadates niimoodi. Tead, kõik see töö ja vaev on ennast ära tasunud. Saaks temaga nüüd päriselt sõitma ka, siis oleks ikka super. Suured tänud Autojoy.ee
minge vaadake nende kodulehte, sooduskood Rain annab teile –20% alla ja see isegi vaha ja see tarr ja need muud ained, et lõhnavad hästi pH-neutraalsed ja ikkagi kvaliteetsed ja mõnusad. Nii et mina soovitan, mina olen nende klient nüüd ka ise sellele vahale kindlasti ja tarril ja ka kui juba ühed asjad tellid asjad juurde ka. Rehviläige tundub väga mõnus olevat ja see Iron oli ka tegelikult päris hea, et isegi kui auto oli ju ära pestud, siis ikkagi need lillad triibud tulid nii-öelda välja, et soovitan, te olete juba seda kuulnud, igal juhul tänud neile, tänud teile, et te vaatate seda videot, olge muhedad ja tšauki!